kes on kunagi lemmiklooma pidanud, see teab täpselt, et lemmiklooma karvadega on sama jama nagu jõulukuuseokastega. Neid leiab oi kui kaua ja oi mis kohtadest. Õnneks, kui lemmiklooma karva korralikult hooldada, saab selle probleemi ilusasti kontrolli alla. Hakkame rääkima õigest lemmiklooma kammimisest. Tere Marika, teeme täna puust ja punaseks, et kuidas on meie lemmikute, koerte ja kasside karvastik ja karv üldse üles ehitatud? No tavaliselt ikkagi, et suurematel osadel tõudel on ikka niimoodi, et ikkagi on aluskarv, mis on niisugune pehmem ja siis pealiskarv, mis on tavaliselt karedam. Mõnedel tõugudel seda aluskarva ei ole, aga üldiselt ikkagi on. Et on olemas pikakarvalised tõud, on olemas lühikese karvaga koeri, kasse ja on olemas ka karedakarvalisi koeri näiteks ja isegi mõned kassid on isegi krussis karvaga, et need on karvutuid loomi, aga aluskarv on ikkagi praktiliselt kõigil olemas. Ja alumine karv ongi see, mis tekitab hästi palju probleeme loomaomanikele. Et aluskarv on siis see, mille eest me tegelikult peame natukene võib-olla rohkem või paremini hoolitsema kui siis selle pealiskarva eest. Täpselt niimoodi. Kuidas käib õige aluskarva eest hoolitsemine? Kindlasti kõiki loomi tuleb kammida ja kui ei hoolitse aluskarva eest, siis võibki juhtuda niimoodi, et karvad lähevad pulsti, tekivad ka isegi probleemid tervisega, näiteks nahk võib ärrituda seal nende pulstide all ja kui me räägime näiteks kassidest, et see on nagu eriti suur probleem just kassidel, kui neid mitte kammida ja nad lakuvad ennast ja siis nad tekitavad endale neid karvapalle, eks ole, mis lähevad siis soolestikku ja mis võivad ka sooli ummistada. No kassi ja koera karvahooldustoodete valik on tegelikult üsna kirju, et kuidas ma oskan nüüd õigeid tooteid valida, millega ma lemmiku karva siis õigesti hooldada? Ja tõesti neid igasuguseid hooldusvahendeid ja kamme on väga palju, aga täna ma tahaks eriti välja tuua just furminaatorid, et need on väga mugavad kasutuses ja nad on tõesti see asi, mis töötab, et vähendab karva langemist kuni 90% ja võtab need välja tulnud karvad ka kuni 99% välja, et see on väga tõhus vahend. Missugustel puhkudel üldse me lemmiklooma karva hooldusest kõige rohkem räägime, et tegelikult ju meil suvi läheb üle talveks praegu ja kõik diivanid on karvased. Just nimelt, et eriti see on väga aktuaalne teema just karvavahetusperioodil ehk siis kevadel, kui me hakkame suve karvale üle minema ja siis enne talve, et siis me lähme just talve karvale üle nõnda nimetatud ja siis ongi väga oluline, et karv oleks hoolitsetud, et karv laseks õhku läbi ja muidugi enne, kui te hakkate näiteks furminaatoriga kammima, et võiks ka pulstid välja võtta, mis on ka spetsiaalne toode furminaatoril täitsa olemas, pulstide eemaldaja, mis on ka väga tõhus ja et loomal ei ole valus siis, kui te hakkate teda kammima, et kõigepealt töödelda need pulstid ära ja siis juba hakata kammima. Furminaator mõnes mõttes ongi nagu võrdusmärk ju karvahooldustoodete vahel, et kasutatakse tihti kammi kohta, et kus mu furminaator on. Miks need tooted nõnda head on? Neid on väga kerge kasutada. Sellega saab iga algaja hakkama absoluutselt, nad on mugavad ja nad võtavad seda aluskarva väga ilusti välja. Furminaator on teatud konkreetse looma jaoks välja töötatud. On pikakarvaliste loomade jaoks, on eraldi ka lühikese karvaga loomade jaoks, on kassidele eraldi, on ka koertele erinevas suuruses, oleneb kui suur koer on. Ja on ka olemas isegi nüüd pisiloomade jaoks, näiteks küülikuid on ka vaja kammida, et see on väga aktuaalne ka küülikute jaoks, et samamoodi võivad tekkida soolte ummistused ja kõik need üleliigsed karvad tuleks eemaldada. Kui sagedasti ma üldse oma looma kammima peaksin? See sõltub täitsa vajadusest, et oleneb karvatüübist, oleneb loomast, mis elu ta elab, kas ta käib õues, kas ta korjab seal õuest midagi see karva sisse. Tuleb ka mainida seda, et kui te karva eest ei hoolitse, siis ka parasiidid pesitsevad seal väga hästi. Nii et kindlasti vajaduse järgi, aga mitte kindlasti üle pingutada ka, kuna see kammimine võib loomale nii mõnus olla, et te tahategi talle kogu aeg nagu seda mõnu tekitada, aga siin peab ka mainima seda, et üle kammida ka ei ole hea, siis et te rikute oma looma karvu ja võite isegi nahka vigastada, et iga asjaga võiks olla mingi teatud normaalsuse piir. Ja kui te nagu kahtlete, et ei oska nagu otsust võtta, kui palju, kui tihti te peate oma loomi kammima, siis te võite alati tulla konsulteerima näiteks meie gruumeritega ja nemad siis leiavad teie selle õige furminaatori ja seletavad ka ära, kuidas peaks nagu seda tegema, et loomale mitte kahju.